Tere jälle! Mina olen Merike ja tänastes õmblusjuttudes on mul plaanis rääkida kaitsemaskidest. Vana aasta lõpeb ja uus algab kahjuks endiselt koroona tähe all ja tähtis on jääda tähelepanelikuks ja hoolivaks iseenda ja ka teiste inimeste tervise suhtes. Ja selleks on kaitsemaskid üks väga hea ja tõhus vahend muude asjade kõrval. Ühekordsete maskide kandmine on pikapeale väga kallis, tekitab ka palju prügi ja sellepärast on hea alternatiiv õmmeldud riidest maskid, mida saab pärast iga kasutamist pesta ja triikida ja seejärel uuesti kasutusse võtta. Selge, et nad mingi aja pärast ei ole enam nii ilusad ega puhtad kui uuest peast, aga näiteks pärast 20-kordseks kasutamist võib need ju ka lihtsalt siis ära visata. Ma olen siin õmmelnud viimaste kuude jooksul ilmselt 100 maske ja olen ka teinud erinevaid mudeleid. Siin meie roosa fraktsioon kannab sellist väikseid lastemaske, mis on kummiga ümber pea või siis sellised ümara ninaga maskid erinevate mustritega, millest kangast iganes. Aga kõige levinud, kõige armastatumad on meie peres siiski sellised klassikalised voltidega maskid, mis kumm läheb siis kõrva taha. Ja ka täna on mul plaanis ette valmistada ja õmmelda järgmine ports just maske sellise tegumaa järgi. Mul on selleks ette valmistatud kangad, mis on juba valmis lõigatud. Selge on see, et keegi neid maske suure rõõmuga ei kanna ja meil kõigil on hea meel, kui see aeg jälle otsa saab. Aga seniks siis tuleb kas hoiduda eemale kohtadest, kus on vaja maske kanda või kanda neid ja olla rahul. Ja selleks, et maskide kandmist kergendada, siis ma ikka küsin, millist maski sa tahad, mis värvi sa tahad. Ja täna on siis valitud meil välja tumesinine kangas, must kangas, helehall kangas vastavalt kandjate vajadusele. Kanga kvaliteet on selline, et sellest oleks kerge läbi hingata, et seda saaks hästi pesta ja triikida. Pealisriide suuruseks on 25 korda 19 sentimeetrit. Ja voodriks võtan ma siis valge või väga heleda kanga, et oleks näha, et see on puhas. Ma kasutan selleks kas voodipesu, lauapesu, heledat puuvilast kangast, mida on juba väga palju pestud, et kõik võimalikud keemilised töötlusvahendid oleks juba välja pestud. Ja et see kangas oleks ka juba meeldivalt pehmeks pestud. Ja esimese sammuna siis on vaja kinnitada need 2 detaili üksteise peale. Niisiis paremad pooled vastastikku, väiksem lapp läheb suurema lapi keskele ja ma kinnitan need lapid siis kõik üksteise külge. Sisemine detail ja väline detail. Ja kui mul on vaja mitu maski korraga õmmelda, siin täna tuleb vist mingi 20-30 maski, siis ma üritan seda tööd teha niimoodi, et üks samm tuleb korraga teha, et ma siis kõik
lõikan eelnevalt valmis, siis on juba lõigatud, siis nüüd ma kinnitan kõik eelnevad nööpnõeldega valmis, et kõik need asjad saaksid nagu konveeri peal järjest valmis. Ja järgnevalt ma siis kinnitangi kõik need kangad niimoodi nööpnõeldega. No nii, mõni hetk hiljem on siis kõik maskitoorikud ette valmistatud õmblusteks. On siis kinnitatud maski sisemine ja välimine pool nööpnõeldega ja nüüd tuleb siis maski ülemine serv ja alumine serv õmblusmasinaga kinni õmmelda. Täiesti normaalse õmblusvaruga 0,5 sentimeetrit. Nii et siis 2 õmblust ja siis tuleb ümber pöörata. Järgmine tööjärk. Nüüd on kõik need maskid õmmeldud, esimesed õmblused on tehtud ja nüüd on ka ümber pööratud. Nüüd triigin need õmblused lamedaks ja siis tulevadki kohe järgmised õmblused ja veel mõned lisandid. Aga sellest siis kohe, kui on triigitud. Järgmiseks töösammuks on ülemise ja alumise serva teppimine. Näitan siit vasakult poolt, kus on täpselt näha, et siia üles serva tuleb siis hiljem sisse nina peale traat. Kuna meie musti maske jagavad 3 teismelist ja maskid on sama isiklikult kui aluspesu, siis mulle meeldiks, kui igal lapsel oleks omad maskid. Aga kuna nad kõik eelistavad musti maske, siis ma mõtlen praegu, kuidas moodi nad saaksid oma maske eristada. Ja ma mõtlesin välja 2 varianti, et näiteks igaüks saab ühe värvi, millega on siis markeeritud. Väike nali, meie kõikide nimed algavad M-tähega, et siis oleks siin all nurgas selline väike M või siis võib-olla oleks üleval servas selle tunneli all selline värviline iluõmblus. Nüüd ma lähen ja vaatan, küsin järgi, milline kaunistusviis siis meie kvaliteedikontrolli läbib. Tere varahommikust! Pere alles magab ja eks see ongi see kõige magusam aeg õmblemiseks. Ma olen oma tööjärguga jõudnud nii kaugele, et ma olen õmmelnud maskidele nüüd tunnelid üles ja alla umbes 7 millimeetrit alt ja ülevalt. Samamoodi ka mustad maskid minu teismelistele. Selleks, et teha vahet, kelle maskidega on tegemist, on siis ka markeeringud valmis. Üks laps saab siis roheliste tähekestega, üks saab punaste tähekestega ja ühel ei ole siin mingit märki peal. Tema sooviks oli lihtsalt mustad maskid, palun. Kui nii, siis nii. Kui meeldib, miks mitte. Järgmise sammuna on vaja ette valmistada traadid, mis siia nina peale läheb. Ja kui teha palju maske, siis on see küsimus, et mis sinna sisse läheb. On olemas ka spetsiaalsed traadid ja mingid plekiribad, aga sellises koguses ma arvan, et see oleks ka päris kulukas. Ja mina olen ostnud lihtsalt tavalist lilletraati ja meil on praegu siin lockdown, kõik poed peale toidupoodide on kinni ja enne siis, kui need ehituspoed kinni pandi, siis ma mõtlesin ka, et huvitav, mida mul sellel järgmiste nädalatel vaja võiks minna ja ostsin kokku siis ka terve hunniku traati. Ja kasutan lihtsalt sellist floristika traati, millega saab teha lilleseadeid ja seda on hästi kerge käidelda, seda saab lihtsalt lõigata näpitsate või tangidega ja
see on selline hea ja praktiline ja ei maksa ka palju, mingi paar eurot. On odavam, mis on selline nagu töötlemata, ma ei tunne metallitöö termineid. Ja siis on ka olemas selline plastikkattega selline roheline traat. Ma olen tavaliselt teinud niimoodi, et seda rohelist ma olen kasutanud helesate kangaste puhul, et pesus siis see ei hakka värvi andma. See töötlemata või viimistlemata traat, see võib hakata andma roosteplekke, aga seda on jällegi mõnus töödelda. Ja kui see pesus näiteks lähebki natuke krussi, siis saab pärast pesemist jälle lihtsalt sirgedaks tõmmata ja läheb jälle käiku. Mul on siin terve hunnik maske kokku ja siis on ka küsimus, et kuidas nüüd saada sobiv pikkus traate, et ma ei peaks igat juppi eraldi mõõtma hakkama ja ka paelajuppide mõõtmiseks või niidijuppide või lõnga mõõtmiseks on selline väga hea meetod, et kui tahta ühepikkuseid juppe, siis tuleb võtta lihtsalt mingisugune papitükk või mingi raamat, mille ümber kerida ja see maskitraadi pikkuseks on sobilik just selline 16 sentimeetrit, mis on ka standard lapitöö joonlaua laius. Ja siis ongi väga lihtne saada neid ühepikkuseid traate, kui ma lihtsalt kerin selle traadi siia ümber. Päris otsa poole, muidu raske seda siit pealt kätte saada. Kui ma olen soovitud arv keerde siia ümber teinud, siis ma lükkan selle siit otsast maha. Siin on selline vaba pusa ja siis ma lõikan tangidega juppideks. Need otsad on päris teravad ja siis ma painutan ümarate otstega tangidega siia teen otstesse sellised aasad. Ühte otsa ja teise otsa. Selline on siis see valmis traat. Ja selle ma lükkan siis siia sisse, ülemise tunnelisse. Selleks, et see libisema ei hakkaks, ma praegu lihtsalt teen sellise murdekoha, sest pärast on vaja need küljed kinni õmmelda ja siis on hea, kui traat ei tule õmblusmasina alla. Nüüd on nii, et kõik traadid on siia sisse lükatud ja siis on vaja nüüd need maskid voltidesse panna ja triikida. Voldid loomulikult võib täpselt välja mõõta, aga võib ka minu arvates täitsa silma järgi teha.
ma tegin siis 3 volti ja triikisin need. See on nüüd ette valmistatud kõik ja nüüd siis tuleks need voldid fikseerida, kas siis nõeltega või sel juhul on minu arvates päris praktiline ka sellised klambrid. Nendega saab kiiremini töötada kui nõeltega ja ei pea siis läbi kanga neid toppima. Ja siis nüüd fikseerin need voldid õmblusega, mis on minu masina maksimaalne pistepikkus on 6 mm, siis ma lihtsalt õmblen siit korra üle traagelpistega, õmblusmasinaga 6 mm. No nii, nüüd on siis maskidele need voldid triigitud ja on ka fikseeritud õmblusega mõlemalt poolt. Kui see on tehtud, siis on vaja jälle triikida ja me triigime siis need küljeõmblused. 2 korda oma ümber keerata. Siia tuleb pärast siis kumm sisse või pael ja selle laiusel jälgida seda, et mugavalt mahuks läbi näiteks haaknõelaga kummi läbi ajama. Siis selleks, et seda hästi õmmelda, on vaja triikrauaga enne triikida. Ja siin ongi juba üks valmis õmmeldud. Kui nüüd õmmelda, siis on hästi tähtis jälgida, kus on see traat, et ei läheks õmblusmasina nõel katki. Et ideaal oleks, kui see traat on siis siit siiani ja saab ka natuke eest ära lükata, kui õmmelda. Ja siis õmblus alguses ja lõpus teha paar pistet edasi-tagasi, et siit hargnama ei hakka, sellepärast, et kui siin on kumm pärast läbi tõmmatud, siis on selles kohas ka surve ja tähtis, et see oleks hästi fikseeritud. Ja, nüüd näebki juba meie mask päris maski moodi välja ja nüüd on siis vaja veel ainult kummid lisada. Ja kõige viimaseks siis lisame kummid. Kaubandusvõrgus on saadaval väga mitmesuguseid kummipaelu. Vahepeal siin aprillis, mais oli päris põud, aga nüüd on jälle siis saadaval. On siis kas näiteks 5 mm lai kummipael või siis ka selline, siin öeldakse selle kohta selline kübara kumm, ka seda võib kasutada. Või siis on nüüd välja tulnud selline ümar kootud pael, selline kummipael ka spetsiaalselt maskide jaoks, et see on päris pehme ja päris meeldiv, kui see on seal kõrva taga. Ja, et siis tuleb võtta sobilik meeldiv kummipael vastavalt värvile ja vastavalt tugevusele ja siis tuleb otsustada, kas teha siis kummid niimoodi kõrva taha või ümber pea. Nagu näiteks nendel maskidel on, sõltub sellest, millised on vajadused. Nende maskide kummipaela pikkus oli 80 cm ja nendel siin on 28 cm, aga see on ka loomulikult väga individuaalne. Ja siis lihtsalt haaknõelaga tunnelist läbi ajada, jälgida seda voltide suunda, ühes suunas saab hästi läbi, teisest suunast mitte nii hästi. Ja siis tõmmata see kumm siia sisse, kummiotsad kinnitada kas sõlmega või õmblusega ja ongi töö tehtud. On 1. jaanuar 2021. Minu maskivirn on selleks korraks jälle valmis õmmeldud. Loodame, et nüüd on jälle pikemaks ajaks maski õmblemise koha pealt rahumaa peal. Soovin teile
mõnusat uut aastat. Soovin, et teil oleks palju loomisrõõmu, ka siis, kui meil ei ole võimalik teha oma tavapäraseid asju, on ju võimalus teha midagi muud ja midagi uut. Ja seda ma soovingi teile selleks aastaks. Nägemist!